huvitav küsimus. Ennekõike ma ei ole väga selline tüüp, kes tänaval inimestega hakkaks kohe rääkima, aga oletame, et me oleme juba mingil määral natuke tuttavad ja sa küsiksid minu kohta, et siis ma vastaks võib-olla niimoodi, et ma ei tahaks ennast kuidagi sildistada või öelda sulle ette, kes ma olen, vaid ma laseksin sulle endal seda uurida ja läbi meie suhtluse, ma arvan, sulle saab selgeks, kes ma siis olen. Et kuna minu jaoks kõik need tiitlid, rollid, need tegelikult on sellised vahelduvad, ütleme siis erinevatel eluetappidel, meie erinevad rollid ja see on see, kuidas teised mind võib-olla näevad, aga ise ma tajun ennast lihtsalt, et ma olen. Ja ma ka suhestun teistega läbi selle, et ma püüan leida neis üles selle lihtsa olemuse. Ja nii ongi, et ma laseksin sulle endale uurida, kes ma olen. Ja ütleme nii, et osteopaatia kui selline minu teadvusesse esimest korda jõudis umbes 15 aastat tagasi, kui minu armas joogaõpetaja, Hatha joogaõpetaja, siis Anneli Naukas mainis nime Dmitri Tsion, keda me täna teame kõik kui väga professionaalset osteopaati. Ja siis see oligi selline ühekordne väike infokild minu jaoks. Aga aastaid hiljem, kui mul endal tekkis probleem tervisega, täpsemalt siis 7 aastat tagasi, siis mul äkki kuskilt, ma ei tea, kust ajunurgast tuli see infokild meelde. Et on olemas selline asi nagu osteopaatia, ma täpselt ei teadnud, mis see on. Ja siis ma hakkasin selle kohta uurima. Ja oma probleemile ma sain abi ja see innustas mind nagu veel rohkem teada saama, mis see osteopaatia on. Ja kuna mind ennast huvitas ammu juba see, et kuidas inimene toimib, kuidas ta saaks loomulikul viisil terveneda, et siis see osteopaatia hästi palju kõnetas mind. Osteopaatia on siis selline manuaalne teraapia, mis aitab kehas vabastada pingeid. Et olenemata sellest, millisesse keha osasse see pinge on kogunenud. Ja ütleme, nagu see on nagu hästi huvitav osteopaatia juures, et me otsime seda algpõhjust. Et nagu kass, kui sa astud talle saba peale, ta karjub, eks ole, peast, aga põhjus ei ole ju peas. Et samamoodi osteopaatia püüab leida seda nii-öelda esimest või algset põhjust, mis on mingisuguse sümptomi tekitanud. Ja see, kuidas me siis anname kehale võimaluse selle sümptomi parandamiseks või leevendamiseks on see, et me anname vabadust kudedele, liigestele, aitame minna vedelikel voolama, sealhulgas veri, lümf. Et me teame, et meie keha on 70% vähemalt vedelikud. Ja läbi selle, et me loome kehale tingimused, et kõik saaks uuesti liikuma minna, siis keha ise leiab selle tervenemise tee, et ta taastab esialgse olukorra ja see aitabki tal jõuda uuesti nagu tasakaalu. No, minu jaoks osteopaatia on hästi huvitav sellepärast, et siin on nii palju avastamist, et see, kuidas inimene toimib, sellel on lihtsalt nii palju erinevaid kihte ja leida neid süsteemsusi. Vot see on see, mis mind nagu kõnetab. Ja
ja veel kõige huvitavam tegelikult selle asja juures on see, et siin kunagi 1+1 ei võrdu 2. Et kuna ma nii-öelda eelmises elus või siis enne seda, kui ma osteopaatiaga hakkasin tegelema, olin rohkem selline finantsvaldkonna inimene, siis kus 1+1 võrdus 2, siis osteopaatia on see, kus see reegel absoluutselt ei kehti. Ja see teebki selle asja minu jaoks põnevaks, et kõik inimesed on nii erinevad ja see, mis toimib ühe jaoks, ei toimi teise jaoks ja me saame vaadata, katsetada, tunnetada, mis sobib just sellele inimesele, kellega ma parasjagu tööd teen. Et see ongi nii põnev. Ja siin annab kogu aeg ennast täiendada igas mõttes. Anatoomia on see, mida saab kogu aeg avastada enda jaoks juurde, pluss iga inimese individuaalsus annab kogemust juurde ja see kõik on nii põnev. No mõned näited. Et huvitav ongi osteopaatia juures see, et kui inimene tuleb mõne sümptomiga, millega me hakkame tegelema, siis tegelikult järgmine kord ta tuleb, ütleb mulle, et aga tead, et mul läks see asi ka paremaks, mingisugune teine asi, millest ta võib-olla isegi unustas mulle rääkida. Ja üks selline tore näide oligi, et inimene tuli mu juurde ärevusega ja järgmine kord ütles mulle, et aga oi, et mul tegelikult hammas ka valutas ja mul see hambavalu kadus ka ära. Et sellised huvitavad seosed, kuna ongi, et me ju tegeleme ka närvisüsteemiga inimese puhul ja siis siin ongi sellised huvitavad seosed, et me ei oska kõiki asju ise ka ette näha, mis toimuma hakkab, aga igal juhul see muutus on positiivne, sest me vabastame inimest pingetest. Mõni näide veel. Naisterahvas tuli minu juurde murega, et ta ei saa lihtsalt öösiti magada, sest ta peab kogu aeg WC-s käima iga tunni tagant. Ja seda juba kuude viisi. Ja peale vastuvõttu järgmisel päeval ta kirjutas mulle, et see oli lihtsalt imeline, ma magasin 12 tundi järjest, et seda pole ammu juhtunud. Et sellised asjad teevad südame soojaks ja tekib see tunne, et sa teed õiget asja, et sa saad päriselt inimesi aidata. Ma arvan, et siin aitab kindlasti praegu see, mida me teeme. Meie jagame seda infot. Aitaks see, kui meie meditsiinivaldkond oleks ka teadlik osteopaatiast ja lausa soovitaks seda inimestele, sest kui mina oleksin perearst, siis ma ütlen ausalt, et ma praktiliselt igale teisele inimesele ütleks, et aga sa võiksid külastada ka osteopaati. Sest läbi perearstide oleks üks võimalus, kuidas see võiks rohkem inimesteni jõuda. Et tõsta perearstide teadlikkust. Aga samas inimene, kes on huvitatud oma tervisest ja otsib seda infot, et kuidas ennast aidata, siis ma usun, et tänasel päeval ta juba leiab selle info ka osteopaatia kohta. Mul ei ole mingeid suuri verstaposte ega eesmärke seatud. Ma tahaksin lihtsalt saada paremaks selles, mida ma teen, läbi selle, et suurendada, kasvatada oma tunnetust, aga see tuleb läbi selle, et ma töötan ja saada rohkem kogemusi ja saada sellel alal aina paremaks. Ja läbi selle aidata inimesi. Ja lõpetuseks siinkohal ma ütleks, et olete oodatud vastuvõtule. Kui teid minu lugu kõnetas, siis leiate mind igal juhul internetist üles. Aga ma tahan südamele panna, et vaadake ka teiste osteopaatide kohta infot, et iga ühe jaoks on olemas see keegi, kes talle sobib. Et vaadake ja tunnetage, kes teile sobib. Aitäh!